Terve kõik see perre. Täna ma kavatsen rääkida väga huvitavatest asjadest. Kas te mäletate seda korda, kui te esimest korda uskuma jäite, et siga lendab? Või näiteks, et kardina taga on apelsin? Mina mäletan. Aga ma ei tulnud täna selleks siia, et sellest rääkida, sellepärast, et täna kavatsen ma rääkida teile ühest oma kõige suurimast võidust. Ühesõnaga, see on täiesti uskumatu, kuidas kõige hullemal hetkel sa ühe gängi vastu saad lihtsalt teise gängi liikmed sinu liitlasteks hakata. Täiesti uskumatu. Ühesõnaga, kõik hakkas pihta ühel toredal suvepäeval. Või noh, niivõrd-kuivõrd toredal, sellepärast, et seal samas olid ka tegelased, kes harrastasid. See oli nende nagu tippsport, nad harrastasid teisi kiusata ja tulla nendega tüli norima. Ja paraku olime mina ja minu sõber nende järgmised ohvrid. Seal oli üks pisike ja hästi kuri ja ülbe vend. Siis seal oli üks pikem, väga kuri ja ülbe vend. Ja siis seal oli üks keskmine, väga kuri ja ülbe vend. Aga kõik need tüübid olid, kui nad märkasid, siis järgmisel sekundi murdosal nad juba panid meie poole. Ja põhimõtteliselt me panime kimama, aga tollal olid ka seal mingid vene lapsed, see oli nagu täiesti tavaline, sest nad olid ka tegid oma asju, aga meie lihtsalt, see on nagu pooleks tehtud. Et ühel pool oli nemad ja teisel pool meie. Vaata, et nemad olid oma naabruskonnas ja meie olime enda naabruskonnas. Ühesõnaga, seal oli hästi palju selliseid nooremaid ja siis oli vanemaid ja siis oli üks kõige vanem vend. No, see tüüp nägi välja nagu selline. Jah. Ühesõnaga, me jooksime nende juurde ja need tüübid tulid ka sinna ja nad viimaks said aru, kui suure portsu otsa nad on sattunud, aga nad ei, ma ei tea, kas nad ei saanud aru sellest või midagi, aga lihtsalt nad ei pööranud otsa ringi, nad lihtsalt tulid meile tagasi, tahtsid meile, ma ei tea, kuidagi tüli norida seal ikka. Ja siis me liikusime nende venelaste kambaga ja siis nad hakkasid meiega õiendama ja siis meie panime vastu, sest me teadsime, et mitte midagi halba juhtuda ei saa. Ja siis see tee viis meid. Aga seal vahepeal juhtunud midagi sellist, et me kõndisime ja siis nad muudkui rääkisid ja siis korraga juhtus midagi sellist. Hästi seletamatu juhtum. Nimelt sellel keskmisel kurjal ja ülbel tüübil tuli põhimõtteliselt rattakett alt ära ja ta süüdistas seda kõige vanemat venda selles. Kuigi tegelikult, mis ta tegi, oli lihtsalt see, et ta ise tõmbas selle maha ja ilmselt ta ei märganud, kes seda tegi. Õnnegi see süüdistas vanemat venda ja siis ühesõnaga me jõudsime tema maja ette. Ja siis ta ütles sellele, et siuke 40 eurtsi läheb ikka. Umbes nii palju läks selle keti parandamiseks tema sõnul väidetavalt. Kuigi tegelikult see on nagu mingi 5 minuti töö ja korras. Aga mis oli naljakas, oli see, et see vene tüüp ei kavatsenud maksta. Ja mis järgmisena juhtus, oli täiesti seletamatu. Mida see kõige keskmine tüüp tegi, oli see, et ta lihtsalt nagu, ta tuli nagu kõva hooga, tuli lihtsalt nagu rusikad välguvad ja niimoodi ja siis lihtsalt ründas seda vanemat venda. Aga mida see vanem vend tegi, oli see, et ta kasutas mõnda võtet ja põhimõtteliselt ta pani selle nagu istumise alla põhimõtteliselt endale. Nagu ta istus seal peal. Ja see keskmine vend, ta üritas nagu saada, aga ta ei saanud lihtsalt. Ja see on täiesti kummaline, sellepärast, et selle vanema venna mass ei olnud kohe kindlasti nii suur, et ta massiga oleks seda saanud teha. Sest nende mass oli enam-vähem siuke +2, -2 kilo. Aga ta lihtsalt istus seal peal ja see tüüp ei saanud liikuda. Ja põhimõtteliselt ta oli väga üllatunud, et temast paar aastat vanem vend nagu selliseid asju teha oskab. Põhimõtteliselt viimaks ta sai siis ikkagi sealt võttest vabaks. Ja siis ta ütles talle, et ta ikkagi peab ära maksma.
ja vaat see on see koht, kus asi huvitavaks läheb. Ma soovitan selle, see vanem vend mängib siin väga-väga olulist rolli. Et ühesõnaga siis ta käskis, et ta kutsuks oma vanemad õue. Ja see vanem vend läks sisse. Ühesõnaga, mida see keskmine tüüp arvas, oli see. Ärme ütle keskmine tüüp, kutsume lihtsalt teda kiusajaks, see kiusaja ütles, et ta peab ära maksma. Ja ta eeldas seda, et ta toob oma vanemad ja ka nii palju kaasa. Aga seda ei juhtunud. Mis juhtus, oli see, et see tüüp tõi oma isa ja see isa nägi välja nagu selline nägi ta isa välja. Põhimõtteliselt ta isa nägi välja niimoodi, nagu ta oleks läbi tulnud paljajalu skorpione täis kõrbest ja võidelnud samal ajal lõvide, huntide ja karudega. Ja ta oli võitnud. Oli loomadele selgeks teinud, tugevatele kiskjatele selgeks teinud, kes on tugevam ja mõistlikum. Ja põhimõtteliselt ta oli nagu, kui ta nägi seda tüüpi. Või tegelikult kõigepealt ta nägi mind. Ta arvas, et see olen mina. Aga siis ta ütles, et ei, see ei ole mina. See vanem vend ütles oma isale, et see ei ole mina. Ta isa midagi sassi ilmselt ja siis ta ütles, et see on see kiusaja. Ja siis see on nüüd see, kus asjad huvitavaks lähevad. Põhimõtteliselt, kui isa teda nägi, siis ta silmad olid juba punased ja ta lasi kõik, mis tal selle nädala ajaga oli sisse tulnud, lihtsalt tema peale välja. Kõik viimse tildani. Põhimõtteliselt ta lõugas ja kusjuures fun fact on see, et ta tegi seda kõike vene keeles, mis on nagu 10 korda hullem kui eesti keeles kellegi peale lõuata. Karjumisega ta oli puksinud selle kiusaja teisele poole teed. Ja põhimõtteliselt see kiusaja hakkas nutma ja ta põhimõtteliselt lihtsalt hakkas minema. Ja põhimõtteliselt isa läks tuppa tagasi, aga ta ei saanud sellest üle. Ja see kiusaja ta oli nagu nii vapustatud, et ta lihtsalt nuttis kogu selle aja. Ja see kõige pikem kiusaja ütles meile, et no nii, nüüd te võite ära minna. Aga siin see lugu ei lõppe, sellepärast, et siiski me nägime neid veel. Aga sellest jutustan juba järgmistes videotes. Ma loodan siiski, et teile see video meeldis. Kui jah, siis palun lisage kommentaar, like ja subscribe. Kui teile muidugi meeldivad sellised videod rohkem kui minu mänguvideod, siis kindlasti andke teada, sest et mina ei tea, mis teile meeldib, kui üldse meeldib. Aga andke mulle kõigest teada, mis teile meeldib, ei meeldi ja mina võtan seda arvesse ja teen järgmistes videotes. Davai, tšau!